Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Doroshenko ja see on minu aktsiaturu ülevaadesaade. See on saade, kus me vaatame aktsiaturu pikemaajalisemat pilti, vaatame erinevad majandusuudised, mis võiksid mõjutada seda pikaajalist vaadet ja vaatame üle ka firmade kvartaaltulemused, need, mis mõjutavad firmade aktsiate pikaajalist käikäiku. Tänases saades me räägime siis majanduslanguse tõenäosust Ameerikas, vaatame, kuidas naftašokk ja erakrediidifondide probleemid, mis hetkel on olemas, mis mõju nad võivad tegelikult majandusele avaldada ja kas need probleemid võivadki suurendada seda majanduslanguse tõenäosust. Ja siis vaatame ka siin hiljuti mõned firmad raporteerisid tulemused Nike, FactSet, Braze ja Encino, et vaatame need üle. Vaadake kindlasti seda saadet lõpuni, seal lõpus nende tulemuste kohta mul on teie jaoks ka küsimus, mille kohta soovin kommentaarid saada. Et tänan teid kohe ette, kui te vastate, muidugi ka likeide ja kommentaaride eest, et like on lihtne viis mind tänada nende videote eest, mis ma siin teen, motiveerib mind ka edaspidi sellega tegeleda. Ja et natukene rohkem aru saada, mis firmad teid huvitavad, et siis siin saade lõpus tulebki väike selline nagu küsimus, loodetavasti teie jaoks ka huvitav, et see on seotud nende tulemustega, mis me täna üle vaatame. Aga jah, siis saade lõpus see tuleb. Enne kui me veel alustame, siin väike teadaanne, et siinsamas YouTube'is on võimalik liituda ka minu tasulise YouTube'i kanaliga, et näiteks video all on olemas selline nupp nagu join või liitu eesti keeles. Et sellega saab liituda siis tasulise kanaliga ja tasulisel kanalil saab vaadata siis eelisjärjekorras minu esmaspäevased aktsiaturu analüüsi saadet. Need ma teen otse-eetris kell 12 juba varakult. Ja siis osaleda ka otse-eetrites teisipäeval, neljapäeval, kus me sel ajal, kui Ameerika aktsiaturg on avatud, vaatame koos turuseisu üle, näitan oma kauplemisportfelli, mis ma kauplen, kuidas ma kauplen. Tavaliselt meil see toimub teisipäeviti, neljapäeviti ja just eelmine teisipäev meil oli selline stream, kus me otse-eetris saime kätte põhjasignaali aktsiaturul ja hakkasin sellest ajast siis aktsiat ostma. Näitasin, miks aktsiat ostan, miks ma neid ostan ja põhimõtteliselt siiamaani sellest põhjast meil arenes üsna hea ralli juba aktsiaturul, nii et kui te ka tahate siis olla kursis sellega, mis ma teen, saada värsket infot õigeaegselt, need signaalid, millal osta, millal müüa lühiajalises perspektiivis, siis võite kaaluda ka liituda selle tasulise kanaliga. Muidugi vaatame seal ka pikaajalisemad teemad, investeerimisideed ja muud. Suhtleme seal, vastan küsimustele ja siis saab ligipääsu tegelikult ka meie Discordi kanalile, kus me ka siis arutame ja jagame erinevad ideed nii kauplemise kui ka investeerimise kohta. Nii, alustame siis tänase saadega ja kõigepealt vaatame üle, mis meil siis majanduse seis hetkel on Ameerikas. Ja selleks vaatame kõigepealt siin värskemad olulised majandusreliisid, mis meil olid. Ja eelmine reede, siis 3. aprillil, kui Ameerika aktsiaturg oli tegelikult suletud, aga meil oluline reliis non-farm payrolls tuli ikkagi, et see on siis ametlik tööturustatistika, palju uusi töökohti oli loodud, kaotatud ühes kuus Ameerikas ja siin tuli üllatus, positiivne üllatus, et oli loodud 178 000 uut töökohta ja toodeti palju vähem, seal kuskil 50 000 kandis ja me näeme, et eelmine kuu tegelikult oli isegi töökohad kaotatud. No, ühelt poolt
see on nagu positiivne uudis, et rohkem töökohti oli loodud, aga tegelikult siin alates 2025 algusest me näeme, et pilt nagu ei ole enam stabiilne, nagu ta siin näiteks 2021, 2022, 2023 oli, et kus iga kuu luuakse uued töökohad, et viimati töökohad olid kaotatud siin 2020. Ja siin me näeme, üks kuu luuakse töökohad, teine kuu kaotatakse ja mis siin on veel huvitav, et varasemad numbrid siin kogu aeg vaadatakse üle madalamale, et esialgselt raporteeritakse suuremad numbrid ja siis pärast, siis kui keegi ei vaata enam nii-öelda, siis korrigeeritakse seda numbri väiksemaks. Nii et siin pilt väga palju paremaks pole hetkel läinud, meil endiselt me näeme, et siin väga palju selliseid nagu kuid, kus töökohti kaotatakse, võib-olla järgmine kuu tuleb uuesti ja teisalt ma vaataks seda numbri uuesti siis, kui meil järgmiste kuu reliisid tulevad, et mis sellest 178 000 saab. Et võib-olla see tulebki meil poole väiksemaks pärast ka. Nii et siin tööturul olukord endiselt ei saa olla, et väga hea on. Veel tulid sellised andmed nagu PMI. See on põhimõtteliselt siis selline küsitlus, kus purchasing managers küsitakse põhimõtteliselt nendelt inimestel, kes vastutavad või tegelevad tarneahelatega, et kuidas neil läheb, kas rohkem tellimusi, vähem tellimusi ja sellel indeksil on siis selline skaala, kus kui see indeks on meil 50-st kõrgemal tasemel, näitab, et rohkem kui pooled arvavad, et läheb paremaks, kui see läheb siis 50 tasemest madalamaks, siis rohkem kui pooled küsinutest vastavad, et olukord läheb halvemaks, et me näeme, et viimati selline kõige suurem langus oli just siin koroona ajal ja peale seda 2022 siis ka tegelikult aktsiaturul oli selline nagu karuturg. Ja siin taga me näeme sellist nagu alaga on ka välja toodud SKP andmed, kuidas SKP muutub ja me näeme, et need tegelikult, need kaks asja korreleeruvad omavahel, kui siis arvatakse, et tarneahela siis spetsialistid arvavad, et läheb paremini, siis SKP ka meil kasvab, kui põhimõtteliselt neil hakkab selle küsitluse andmed hakkavad nagu halvemaks minema, siis tihti me näeme ka SKP-s sellised nagu langused. Ja küsitlus tuleb enne, siis pärast avalikustatakse tagantjärgi need SKP andmed ja mis me hetkel siin näeme graafikul paremal servas, et tegelikult siin viimasel ajal olukord läheb halvemaks ja kui selline korrelatsioon siin SKP ja PMI vahel säilib, siis tegelikult me näeme, et siin SKP võiks ka hakata vähem kasvada ja kui see PMI peaks järgmistel kuudel ka 50-st madalamaks minema, siis see viitaks sellele ka, et SKP võiks meil miinusega tulla, mis kui ta tuleb kaks kvartalit järjest negatiivne, siis see ongi nimetatud majanduslanguseks. Nii et me näeme, et siin põhimõtteliselt selline ta on ettevaatav indikaator, näitab meile sellist nagu nõrgenemist hetkel. Siis veel üks huvitav selline majanduslanguse indikaator on Walmart Recession Signal ehk Walmart on selline suur jaekett Ameerikas ja see signaal meil tekib põhimõtteliselt siin graafikul on välja toodud suhe Walmarti aktsia võrreldes siis S&P Global Luxury Index ehk selline nagu luksustoodete tootjate, müüjate aktsiad võrreldes Walmarti aktsiaga. Ja me näeme, et kui Walmarti aktsia hakkab olema tugevam kui luksustoodete tootjate aktsiad, siis see tihti näitab, et majanduses on midagi halvasti minemaks, et inimesed rohkem kulutavad raha odavamate asjade jaoks, toidu jaoks ja vähem ostavad selliseid nagu luksustooteid. Et kui majanduses läheb hästi, siis see korrelatsioon on meil kuskil siin 0,1 tasemel. Kui hakkavad sellist nagu majanduslanguse probleemid tekkima, et siin näiteks 2008-2009 oli suur majanduslangus, et siis see indeks läks siin kõrgemale. Koroona ajal
oli majanduslangus, siis see läks meil ülespoole. Ja tegelikult me näeme, mis meil siin 2024, 20, alates 2024 tegelikult toimub ja see aasta me saame siin nagu kiirenduse isegi. Et Walmarti aktsia jõudsalt kasvab, et Walmarti läheb hästi, aga luksustoodete valdkonnas on olukord halb, et nende aktsiad langevad ja siis me jällegi oleme siin üsna kõrgel tasemel, et selle indeksi järgi meil siis majanduses olukord hetkel on umbes sama halb, nagu oli ülemaailmse finantskriisi ajal. Samas, kui me vaatame sellist nagu Bloombergi majanduslanguse tõenäosuse indikaatorit, see on see pruun joon meil siin. Me näeme, et see on siin suht madalal tasemel, et see indikaator peaks siin sellest 40% tasemest kõrgemale minema, siis meil tavaliselt tekibki selline nagu majanduslangus, need alad siin, need on majanduslangused, siin on 2007, 2008, 2000, enne sõda 90-ndat. Ehk põhimõtteliselt see indikaator hakkab siin tõusma 40 tasemest kõrgemale, siis tihti tekib majanduslangus. Viimati ta on siin tõusnud sellest tasemest kõrgemale just 2022, kui meil aktsiaturul oli ka karuturg, aga tegelikult me näeme, et see indikaator ei ole sellist nagu 100%-liselt õige, et siis majanduslangus tegelikult ei tekkinud vist esimest korda, sest kõik eelmised korrad ikkagi siin majanduslangused tekkisid. Et 2022 oodati ka siis majanduslangust, aga seda kuidagi ei tulnud ja hetkel me näeme, et selline majanduslanguse tõenäosus on siin suht madal. Samas me teame, et hetkel on siis selline nagu energiakriis. Ise näeme siin tanklates, mis kütuse hinnaga toimub. Ja meie riigis ei lähegi kõige halvem, vähemalt kütus on saadaval. Aga põhimõtteliselt maailmas jah, on olemas selline nagu kütusešokk, võib öelda. Ja kui seda panna selle mudelisse sisse ka, arvestada sellega, siis me näeme, et see indikaator siin natukene läheb ülaspoole, aga ikkagi ta jääb sellest majanduslanguse nii-öelda tasemest veits madalamale ikkagi kuskil 30%-ni tõuseb. Oleks vaja, et ta 40 tõuseks. Vaatame, kas see hakkab siin edaspidi tõusma, aga vähemalt selle jaoks, selle järgi siis majanduslangust hetkel veel ei ole karta, samas vaadates seda Walmarti majanduslanguse indikaatorit, siin on juba midagi seal majanduses toimumas, nii et selline info me saame nendelt graafikutelt. Ja rääkides nafta hinnast, et siin üks huvitav areng oli, siis kui nafta hind läks ülespoole, siis muidugi väga paljud hakkasid seda naftat kauplema ka ja üks lihtne viis seda naftat kaubelda oli sellise ETF-i kaudu nagu USO, United States Oil Fund. Põhimõtteliselt selline ETF, mis otseselt on seotud nafta hinnaga ja me näeme, et selle ETF-i hind on siin ka üsna hästi meil märtsis kasvanud ja kuna tekkis nii suur huvi selle kauplemise vastu, siis tegelikult seal tekkis selline nagu uskumatu rekord siin Bloombergist pilt, kui palju kaubeldi selle fondiga, et 158 miljardit oli käibe ja kui vaadata siin ajaloolist perspektiivi, siin alates 2006 me näeme, et pole kunagi varem nii palju selle ETF-iga oli kaubeldud. Noh, ma ise nägin, siin ma hiljuti käisin välismaal ja siis, kui ma lennukiga lendasin, siis märkasin seal mu kõrvalõsta, võttis telefoni vastu, luges seal midagi vormis, avas Interactive Brokersi ja siis müüs koole vastu seda fondi, et ja siis põhimõtteliselt noh, ma sain aru, et see on väga populaarne, kaubeldatakse seal optsioonidega, otse selle fondiga, väga palju sellist nagu retail investoreid ja siis saime kinnituseks ka siis Bloombergi poolt sellise nagu huvitava graafiku. Et mõned võib-olla kannatasid sellest kõrgest energiahinnast, spekulandid siin täiega üritasid sellega teenida. Noh, see ei tähenda, et kõik teenisid, muidugi paljud võiksid ka kaotada, aga vähemalt selline nagu tehinguaktiivsus oli väga suur.
Äh, kuidas see kõrge nafta hind võiks mõjutada aktsiahinnad? Ja põhimõtteliselt, et sellest aru saada, vaatame sellist pilti, kuidas meil on siin kõigepealt siis on muutunud kasumaktsia kohta aktsiahind, sõltub siis sellest, palju firma, mis on selle aktsia taga, palju ta teenib. Ja kui me vaatame S&P 500, siin on siis S&P 500 firmade kasumaktsia kohta kasv võrreldes eelmise aastaga, me näeme, et alates 2024, kaks viimast aastat, see kasumi kasv, mis oli oodatud ja see, mis reaalselt tuli, me näeme, igas kvartalis tegelikult tuli parem kasumi kasv, kui oli esialgselt arvatud või oodatud, et eelmise aasta viimases kvartalis näiteks oodati 7% kasumi kasvu aktsia kohta, tegelikult number tuli 13. Mis meil on nüüd ootused selleks aastaks? Tegelikult esimeses kvartalis endiselt oodatakse 12% kasvu ja siis järgmistest kvartalitest see kasv peaks isegi suurem olema. Kas see realiseerub, kas endiselt meil tuleb siis parem kasum, kui oli oodatud või siin saab mingi pettumus olla tänu näiteks ka kõrgele nafta hinnale. No siin parempoolne graafik näitab meile, kuidas oli siis S&P 500 kasumi kasv mõjutatud järgmisel siis aastal peale seda, kui olid sellised nagu naftašokid olemas ja siin on välja toodud erinevad need ajaloolised sündmused, mis tekitasid sellist nagu naftašokid, Araabia riikide oil embargo 73, siis Iraani revolutsioon 79, Kuveiti sõda, Iraaki sõda ja siis Venemaa ja Ukraina sõda. Ja me näeme, et tegelikult siin nagu mõju kasumitele oli väga erinev, et nendest viiest sündmused kolmel korral tegelikult mõju oli isegi positiivne. 2003 eriti positiivne, et 18% tegelikult paremaks läks kasum aktsia kohta järgmisel aastal ja isegi peale seda Vene-Ukraina sõda kasum jätkas kasvamist 1%, et kõige negatiivsem oli siis 1990, siis kui oli ka majanduslangus ja siis kasumid kukkusid 15%. Nii et siin selle järgi raske öelda, et kuidas see mõjutab, aga üldiselt tervikuna me näeme, et siis enamikul juhtudel ikkagi kasum jääbki kasvada, et seega siin ma väga suurt mõju tegelikult ei ootaks, kui just sellega ei teki sellist nagu suurt majanduslangust, et just 90-ndal oligi seal majanduslangus ja see mõjutaski kõige rohkem seda kasumit aktsia kohta. Siin veel paar pilti selle kasumi aktsia kohta, et noh, miks meil see on oluline, see graafik põhimõtteliselt selgitab seda, et siin on näidatud muutus võrreldes eelmise aastaga EPS-il kasumaktsia kohta ja siis musta joonena on S&P 500 aastane muutus. Me näeme, kui kasumaktsia kohta kasvab, kasvab ka S&P 500, kui see kasv kiireneb, siis S&P 500 kasv kiireneb. Kui kasumi kasv hakkab aeglustuma, hakkab S&P 500 kasv aeglustuma ja kui kasumi kasvu asemel tuleb kasumi langus, siis me näeme põhimõtteliselt siis korrektsiooni aktsiaturul, et S&P 500 näitab sellist nagu negatiivset tootlust, et kõige suurem siin viimasel korral kasumi langus ja sellega ka S&P 500 indeksi langus oli aastal 2008, 2009, enne seda on siis Tecmuli lõhkemise ajal ja siis siin koroona ajal ja siis väike kasumi langus oli meil siin ka 2022, on ka põhjus, miks tegelikult 2022 me nägime S&P 500 indeksi langust, et majanduslangust tervikuna justkui ei olnud, aga firmade kasumid siin väikselt vähenesid ja sellega põhimõtteliselt me nägime seal S&P 500 indeksi langust ja kusjuures siin on ka näha, et tegelikult indeks hakkab siit langema natukene varem, kui reaalselt kasumid hakkavad langema.
ega siin ka see oli. Et põhimõtteliselt aktsiaturg natukene ennustab juba seda langust ja siis, kui hakkab taastumine, siis S&P hakkab taastuma ka natukene kiiremini, kui siis reaalsed kasumid hakkavad taastuma. Et põhimõtteliselt selline aktsiaindeksid on sellised nagu ettevaatavad juba asjad, et nad vaatavad, mis kasumiga saab, et kui ta hakkab langema, siis indeksid hakkavad juba langema enne, kui kasum reaalselt langeb ja kui nad näevad, et kasum hakkab tulevikus tõusma, siis hinnad hakkavad tõusma enne seda, kui kasum reaalselt tõuseb. ja seoses sellega vaatamegi, mis on siin meil hetkel need kasumi ootused, nagu me nägime, oodatakse ikkagi kasumi kasvu, kui panna seda siin graafikule, see tumesinine joon ja see vasakpoolne skaala näitab meil siis, mis on see oodatud selle aasta kasum. ja me näeme, et viimasel ajal see on läinud siin ülespoole, rekordkõrgele tasemele, samal ajal kui S&P 500 meil on siin langenud. et selline huvitav korrelatsioon on tekkinud, et tavaliselt me näeme, S&P hakkab langema, siis kasumi ootused hakkavad langema, S&P hakkab tõusma, kasumi ootused hakkavad tõusma, et see meil oli siis siin tariifide ajal. muidu korrelatsioon on siin suht selge, kasumi ootused tõusevad, S&P 500 tõuseb, kasumi ootused langevad, S&P 500 langeb. ja siin meil huvitav väga divergents tekkinud, et põhimõtteliselt S&P 500 hetkel eeldab, et kasum peaks langema, aga kasumi prognoosid on endiselt positiivsed. et selline nagu huvitav lahklemine, et siin peaks üks kahest nüüd juhtuma, et kas S&P 500 peaks tagasi jõudsalt rallima või meil peakski kasumi ootused tegelikult hakkama kiiresti kukkuma. et vaatame, jälgime, kuidas see olukord hakkab paranema ja kuidas siis naftašokk ja järgmine probleem, mis võiks siis seda Ameerika majandust mõjutada, erakrediit, mis nendest saab ja rääkides erakrediidist, eelmises saates juba natukene ja varem ka rääkisime sellest natukene ja täna siin ka mõned huvitavad graafikud ja alustame üldse sellest, et vaadata, kui suur see nii-öelda nagu eralaenamine on. Private credit, siis siin on välja toodud, kui palju sellist nagu laenud, mis need laenud üldse on, need on tavaliselt laenud erinevatele firmadele, kuigi nimi on nagu eralaenud, see tähendab seda, et need on laenud mitte nagu pankade poolt, vaid põhimõtteliselt finantsallikaks on investorid. ja laenusaajaks on tavaliselt firmad, sellised nagu arenevad firmad, mis tihti ei saa veel laenu pankast ja peavad seda kuskilt mujalt võtma ja selleks ongi, luuakse sellised nagu business development company'd ehk sellised nagu kehad, BDC lühend, nad võtavad investoritelt raha ja siis laenavad seda nendele firmadele, mis vajavad kapitali siis kasvuks. ja siis sealt saadetakse intressi, mis makstakse investoritele tagasi. et me näeme, et selliste nagu laenude maht siin 2010 oli vähem kui 1%, siin kuskil 0,3%. ja sellest ajast see on siin kasvanud, muutunud populaarsemaks ja hetkel kõikidest laenutest see moodustab siis umbes siin 4%. ja kui me vaatame siis, mis sektoritesse tihti siis laenatakse, et kes on, mis sektorites on need firmad, kes laenu vajavad, siis siin me näeme väga erinevad sektorid suht võrdselt jaolt, kõige vähem võib-olla selline manufacturing, tootmine vajab kõige rohkem võib-olla siin selline nagu tech-sektor. Tech-sektor, teenused, tervisehoid kõige suuremad. ja kui vaadata palju neist, et siin on eraldi välja toodud ka sellised nagu, mis on seotud tarkvaraga. et tarkvara võib olla nii tech-sektoris kui ka finantssektoris näiteks, et see on siin eraldi välja toodud. see on kuskil siin 22-23%. ja kusjuures tihti need tarkvarafirmad, tech-firmad, mis laenavad niimoodi raha, nad tavaliselt on
rohkem ennast, noh, suurema võlaga juba firmad kui muidu. Et siin graafikul ongi välja toodud, mis on selline nagu debt to EBITDA ehk võlg võrreldes EBITDAga suhe üldiselt firmadelt, me näeme, see on kuskil siin 5,2 tasemel ja siis tech-firmadel, et tech-firmadel see on natuke kõrgemal tasemel, et sellist nagu tech-firmad on rohkem riskantsemad. Miks siis nende erakrediidifondidega probleem on tekkinud, et oleme sellest ka varem rääkinud, et probleem on selles, et investorid, kes on sinna raha andnud nende fondidesse, järsult tekkis selline nagu soov seda raha välja võtta ja kuna see on nagu laen, sa ei saa laenudest tagasi kohe raha välja võtta. Et need, kellel sa laenusid, nad ei saa sulle laenu kohe tagastada, seal on laenutingimused, laenulepingud ehk põhimõtteliselt arvestatud sellega, et investorid annavad raha, saavad oma intressid kätte, siis mingi hetk, kui see laenu tagasi makstakse, nad saavad ka sellist nagu põhiosa tagasi. aga mitte nii, et ma kohe tahan ja kohe saan. ja siis sellega tekib probleem, et kui väga palju investorid tahab raha sealt välja võtta, siis nendel fondidel BDC kellel on need BDC laenukehad, et nad ei saagi raha investoritele tagastada, et siin on välja toodud suuremad sellised nagu firmad, kellel on sellised BDC fondid on ja me näeme palju oli miljardi küsitud, näiteks Cliffwater, et siin peaaegu 5 miljardit investorid tahavad sellest fondist välja võtta ja tegelikult nemad suudavad, siin selline nagu tumedam joon, umbes pool sellest ainult investoritele anda, et tegelikult siis palju investorid jäävad ilma oma rahata, noh, ei tähenda, et nad ei saa seda raha kätte, aga nad ei saa seda raha kätte praegu. ja see tekitab võib-olla sellist ka paanikat, et hakatakse võtma siis järgmistest fondidest ja me näeme, siis kõikidel fondidel hakati seda raha küsima ja väga paljud ei saanudki anda kõik raha, mis küsiti, et siin on võib-olla selline erand, paistab silma Blackstone ja Oaktree, 2 fondi, mis said siis raha täismahus taastada, teistel on probleemid ja siin meil tuli värske info ka esimese kvartali kohta, kui palju fondi mahust siis investorid tahavad välja võtta ja kõige suuremas probleemis meil on siin see Blue Owl Technology Income, selline BDC põhimõtteliselt nagu nimi ütleb, et investeerib just selliste nagu tehnoloogiafirmadesse ja sellest fondist investorid tahavad lausa peaaegu 41% rahast tagasi saada, mis tegelikult on võimatu teha. ja me näeme, et siis kõikidel fondidel tegelikult on siin kasvanud selline nagu raha tagasi küsimise nõudlus nii-öelda, et siin Blue Owl kõige rohkem, 40%, siis teisel siin on ka Blue Owl teine fond, millest tahetakse rohkem kui 20% saada, et teiste fondidega sama probleem, et see muutub suuremaks probleemiks, investorid vaatavad, okei, sellest fondist ei saa, kui raha on teises fondis, et proovin sealt vähemalt saada, võib-olla sealt pole nii palju veel investorid tahavad kätte saada, võib-olla sealt ma vähemalt saan kõik raha tagasi ja siis põhimõtteliselt see hakkab sellise nagu lumepalliefektina üle süsteemi see probleem levima. Investorid muutuvad rohkem kartlikuks, siis nad seda raha, isegi kui nad saavad seda tagasi, siis ei kiirusta seda edasi investeerida. Samas need BDC fondid, neil ka tekivad probleemid, uusi investori ei tule ja nad ei saa raha edasi laenata, et kui on uued laenusoovijad, uued firmad tahavad raha saada laenuks, siis lihtsalt ei ole kuskilt raha saada, pankalt ei saa ja BDC-d hetkel ka probleemidega, investorid tahavad sealt raha välja võtta, ei saa laenata. see tegelikult võib ka otseselt või kaudselt mõjutada majandust niimoodi, et ühelt poolt investorid rohkem kartlikud ei investeeri, teiselt poolt siis laenajad ei saa vajalikud laenud ja põhimõtteliselt selle nagu topelt negatiivne efekt majandusele. Väga palju räägitakse, et siis sellega tekib midagi sarnast, mis meil oli 2008, kus oli ka väga suur selline nagu probleem just nende subprime
niinimetatud laenudega, et sellist nagu kodulaenud sellistele nagu inimestele, kes võib-olla ei olnud väga krediidikõlblikud, et seal väga eksootilised laenud mõeldi välja, kuidas välja anda. kinnisvara hind kogu aeg kasvas ja põhimõtteliselt isegi kui klient ei maksa tagasi, siis alati oli võimalik oma raha tagasi kätte saada, isegi teenindajaid müües seda äh, äh, kodu siis kallima hinnaga, kui see oli finantseeritud esialgselt. Tegelikult, kui me vaatame need mahud, mis meil oli 2007, 2008 paberitega, et 1,2 triljoni olid just sellised nagu subprime loans, et need olid sellised nagu äh, substandardsed laenud, et siis nõrga kvaliteediga kodulaenud. Hetkel private credit on kuskil 1,7 triljonit. 2008 oli aga probleem mitte ainult nende laenudega, vaid ka järgmiste põhimõtteliselt selliste nagu instrumentidega, mis oli loodud nende laenude põhjal, et siin erinevad sünteetilised CDO-d, MBS ja siis ka credit default swap'id, mis oli loodud, mille maht üldse ulatus 62 triljoni, et põhimõtteliselt sellest 1 triljonist suudeti süsteemis luua sellist nagu 60 triljonist riski pluss ka need juurde. Et me näeme tegelikult, kui see kõik kokku panna aastast 2007, 2008 ja võrrelda hetkel selle erakrediidi olukorraga, siis see ei tundu olevat nii suur probleem, nagu oli 2007, 2008, nii et võib-olla nii suurt mõju ei ole oodata. Hetkel ei olnud mingit infot, et nende laenude põhjal oli loodud mingid sellised nagu asjad nagu 2008 subprime loanide peal oli, et ilmselt siis toona investorid said õppetundi nii kiiresti siis seda viga ei korda. Ja kui palju siis selline erakrediidi probleemid võiksidki SKP-d mõjutada, et siin on Goldman Sachsi poolt tehtud väike uuring ja nad ütlevad, et mõju võiks olla nii väike kui 0,1%, võib-olla isegi väiksem ja kõige halvemal stsenaarium see võib olla kuni 0,5% SKP-st, mis võib-olla ei olegi nii suur mõju, jällegi võrreldes 2008 aastaga, et siin on välja toodud just erinevad stsenaariumid, mis oleksid nende laenude siis, mis on BDC kaudu välja antud, mis oleksid nende default määrad ehk kui palju laenajad siis pankrotistuksid, et kõige halvemal juhul oleks siis 10%, midagi sarnast nagu 2008, et siis kõige halvemal juhul sellise nagu 10%-se default rate'iga mõju majandusele oleks -0,5% SKP-le. Kõige paremal juhul, kui default rate jääb väiksemaks 3,5% ja seal midagi halba ei juhtu, siis põhimõtteliselt mõju võiks olla isegi väiksem kui -0,1%. nii et see on kindlasti risk, see võib mõjutada seda majanduskasvu negatiivselt, aga see ei ole nii suur risk, nagu oli 2007, 2008. Ja hetkel, kui me vaatame, mis siis nende BDC fondide hinnad on, et kuidas nende fondide hinnad on kukkunud, siis need on tihti, nendega probleem on ka see, et need BDC-d ei ole börsil kaubeldavad, et siis sa ei saa need põhimõtteliselt siis lihtsasti osta-müüa, mõned on olemas ka sellised nagu BDC-d ja kohe ma näitan teile ühe näide ka, mis on börsil kaubeldavad. Ja kui vaadata, mis on siis selliste erakrediidide hinnad, me näeme, et nad on siin viimasel ajal langenud. Kui võrrelda seda selliste nagu börsil kaubeldavate laenudega high yield, selliste nagu ramps võlakirjad, et need on just nagu võlakirjade kaudu antud nii-öelda laenud, must joon. Et me näeme, nemad pole nii palju langenud. Muidu need omavahel korreleeruvad, need on umbes sama riskantsed laenud võlakirjade või siis nagu BDC-de kaudu
et tihti mõlemad langevad, tõusevad koos, aga siin meil on toimunud lahklemine, et on näha selgelt, et rohkem stressi on tekkinud just BDC firmadega kui ja võlakirjaturul, kus on sellist nagu madalama krediidireitinguga võlakirjad kauplevad, et seal sellist nagu suuremat probleemi ei ole tekkinud. Jah, nagu ma mainisin, et siis mõned BDC-d on tegelikult börsil kaubeldavad, on olemas. Ja siin on tekkinud ka huvitav lahklemine, et kui nende NAV ehk selline nagu sisenemine väärtus, varade väärtus, kui see pole siin väga palju muutunud, et jäi umbes samal tasemel, siis nende BDC hinnad on tegelikult oluliselt kukkunud. Et eeldavad seda, et siis seal firmad lähevad pankrotti ja see NAV peaks ka kukkuma, aga hetkel võib-olla see tekitab sellist nagu ka riskantsematele investoritele sellist võimalust, et kui börsil kaubeldava BDC hind on palju madalam kui tema NAV, siis pikas perspektiivis ta läheb tagasi NAV-i juurde ja kui NAV-iga midagi väga ei juhtu, kui ta natukene langeb siin või jääb samal tasemel, siis siin on päris hea selline nagu tootluse potentsiaal on olemas. hetkel põhimõtteliselt siis need hinnad eeldavad, et NAV peaks suuresti kukkuma, aga kui seda ei juhtu, kui olukord rahuneb varem, kui seal midagi tõsist juhtub, siis võib-olla jääb selline nagu, tekib selline hea teenimisvõimalus. Et näiteks siin ongi üks näide Goldman Sachsi BDC, et börsil kaubeldav selline nagu aktsia, GSBD ticker ehk Goldman Sachsi poolt loodud selline business development company, mis investeerib siis erinevatesse firmadesse, investeeringute suurus on kuskil 25-75 miljonit ehk sellist nagu väiksed ja keskmised sellised ettevõtted, mis genereerivad siis 5-75 miljonit EBITDA-d ja erinevate siis laenude kaudu, et me näeme, et siin väga erinevad laenud nad pakuvad ja siis põhimõtteliselt investoritele, kui sa ostad seda aktsiat, selle BDC aktsiat, siis hakkad saama sellised nagu firmad maksavad intressid, dividendid ja siis see firma maksab investoritele edasi seda dividendide näol. Me näeme suht regulaarselt seda dividendi makstakse. Viimasel ajal siin on selle BDC hind palju langenud, hetkel on läinud siin eelmise aasta aprilli miinimumi juurde, et siin tariifidega oli ka selline nagu suur langus, aga me näeme, et see siin suht kiiresti taastus. Ja tegelikult selle hinnalangusega see dividendi tootlus selles varas on läinud üsna kõrgeks. Et trailing 12 months, see on 13,75%, oodatud selle aasta dividend on 14,3%. Ehk põhimõtteliselt, kui te usute, et erakrediididega midagi väga tõsist ei juhtu ja võib-olla just selle konkreetse Goldman Sachsi omaga, siis võib siit seda BDC-d osta. Kui selle hind taastub, siis saab teenida sellega tootlust ja vahepeal teenid sellise üsna korraliku dividendi. Siin tegelikult insiderid, üks selle BDC direktor just siin 2. aprillil 450 000 eest on ostnud seda BDC-d ja muidugi see on võib-olla tema jaoks väike summa, et me ei näe siin sellist nagu suurt riski võtmist, et võib-olla ongi, kuhu panna 500 000 üleliigset hetkel, panen siis oma BDC-sse, ma ise ei näe, et seal suur probleem oleks, et paneks seda tootlust teenima. Aga jah, siin võib ka jälgida ja võib-olla siin sellist nagu kogenumale investoril vaadata, kui siin lõpuks põhi tekib ja hind hakkab vaikselt taastuma, et võib-olla siis osta, sest jah, vahepeal ta võib veelgi madalamale minna. Okei, lähme edasi. Ja kuna me rääkisime juba ka tarkvarafirmadest ehk põhimõtteliselt kõige suurem probleem nendel BDC-del tekkis just nende tarkvarafirmadega, siis börsil me ka nägime
see on levinud nagu börsile, nende aktsiatele, mis on börsil kaubeldavad ja tarkvara tech-sektori aktsiad on päris palju kukkunud meil siin viimane aasta ja nad on nii palju kukkunud, et tegelikult võrreldes S&P 500-ga need tarkvaraaktsiad on muutunud üleodavaks ja põhimõtteliselt viimane kord, kui tarkvaraaktsiad olid võrreldes S&P 500 üldise indeksiga odavamad, see oli 2007-2008 ülemaailmse finantskriisi ajal ja nüüd oleme isegi veelgi madalamal tasemel, et ja me näeme, et ajaloos tavaliselt need tarkvaraaktsiad ikkagi on hinnastatud kallimini kui üldine S&P 500 indeks, nii et siin võib olla ka, kui midagi tõsist seal tarkvaraaktsiatega tegelikult ei juhtu, siis siin võib olla selline nagu hea ostukoht väga pikaks perspektiivis hetkel osta odavnenud tarkvaraaktsiad. Muidugi seal peaks vaatama, mis aktsiat osta, mõnel aktsial võibki olla probleem, aga lihtsalt kui seal hakkab ühel kahel probleem olema, tihti müüakse kogu aeg kõik tarkvaraaktsiad ja siis pärast üle aja siis saab selgeks, kes on võitjad, kes on kaotajad, võib-olla üks-kaks ettevõtte. seal tekibki probleemid, aktsiahinnad jäävadki madalamad, aga teised ettevõtted, mille aktsiahind lihtsalt langes koos teistega, siis nad võivad kiiresti taastuda, et üks probleemne aktsia kindlasti meil on Oracle, mis on jah, suure võla võtnud, et andmekeskuset arendada ja siin nende 5-aastane CDS ehk põhimõtteliselt selline nagu kindlustus nende võla pankroti vastu on siin kasvanud üle kõrgeks see aasta ka põhimõtteliselt sama kõrgele tasemele, nagu ta oli siin 2007-2008. Et Oracle'i kohta endiselt sellised nagu mured on olemas, aga on olemas väga palju sellist nagu tarkvarafirmasid, mis on kasvavad, kasumlikud ja neil ei ole võlaga üldse probleemi, aga nende hinnad on ka kukkunud, et just selliseid nagu väga head investeerimisideed saabki leida ja me siin oleme saate raames väga palju sellist nagu huvitavat kvartaaltulemust üle vaadanud, täna tulevad ka veel mõned sellised aktsiad meile siin ette. Siin ka üks graafik, mis näitab meile, et miks turg hakkas muretsema ja miks meil siis sellised nagu hyperscalerite aktsiad on kukkunud Amazon, Google, Meta, Microsoft ja eriti Oracle. Et põhimõtteliselt suurte investeeringute tõttu, et me oleme ka sellest juba varem rääkinud, suured CapExid ja siin graafik näitab, et kuidas see mõjutas nende vaba rahavoogu, et me näeme, et siin käibe viimaste andmete järgi nendel firmadel on kasvanud 16%, operatsiooniline cash flow, operatsiooniline rahavood kasvanud 25%, et käibe kasvab, operatsiooniline kasum kasvab, aga tehakse sellised nagu CapEx investeeringud ja siis peale seda vaba rahavoog tegelikult on langenud –32%. Tavaliselt me näeme, et siin 2022 vaba rahavoog on langenud seetõttu, et siin nii operatsiooniline rahavoog kui ka käibe kasv aeglustus. Aga siin me näeme ka sellist nagu lahklemist on tekkinud selle suure CapExi tõttu ja sellega on muutunud nende firmade valuatsioon, et kui me vaatame P ratio järgi, siis kasum pole kukkunud, P ratio endiselt samal heal tasemel, aga kuna free cash flow väga palju langenud, siis price to cash flow ehk hind võrreldes selle FCF vaba rahavooga, selle meetriku järgi aktsiad muutusid väga kalliks, et see läks siin üle kõrgele. nii et selline nagu kahepoolne võib-olla siis valuatsiooni probleem, et investorina kumb sa vaatad, et tihti vaadatakse mõlemad P ratio'd ja price to FCF ja tihti nad on siin liikuvad korrelatsioonis, aga hetkel meil on siin selline unikaalne huvitav olukord tekkinud, et P ratio isegi paremaks läinud, aga price to cash flow on läinud palju halvemaks ja põhjuseks ongi needsamad üle suured CapExid. Nii, liigume edasi siin veel natukene, räägime siis naftast ja täpsemini siis
Hormuzi väinast ja võrdleme seda olukorda, mis meil on hetkel seal toimumas selles väinas sellega, mis meil oli siis, kui meil oli see tariifid ja Covid. Me juba täna natukene puudutasime seda teemat, siis kui me vaatasime, kuidas muutuvad firma kasumid ja S&P 500 indeks ja nägime, et indeks hakkab reageerima natukene varem, kui kasumid hakkavad kasvama või vastupidi, kahanema. Ja tegelikult see on alati kõikide sündmustega turul niimoodi, et turg vaatab alati ette, et siin, kui me vaatame Covidi aja, siis me näeme, et Covidi juhtumite arv hakkas kasvama siin alates märtsis, aga selleks ajaks turg on juba teinud korrektsiooni ja tegelikult, kui reaalselt siin hakkasid need Covidi case'id tulema, siis turg juba hakkas kasvama. Ehk põhimõtteliselt sellist nagu Covidi haigestumise kasvu turg juba põhimõtteliselt realiseeris seda negatiivset uudist juba palju varem ja siis, kui reaalselt siin hakkas see olukord nii-öelda halvenema, siis turg juba hakkas price ima juba järgmist, et okei, siin haigestumiste arv hakkab kasvama, aga pärast hakkab kukkuma. noh, lisaks seal hakati palju raha printima, see ka mõjutas. kui me vaatame seda tariifide olukorda eelmise aasta aprillis, siis oli sama olukord, me näeme, et siin aktsiaturg kukkus varem, kui tariifid hakati üldse nagu tõstma ja siis, kui tariifid hakati reaalselt tõstma, siis aktsiaindeks hakkas juba tõusma. ja nüüd me vaatame seda Hormuzi väina olukorda, et kui palju tankereid siis selle väina kaudu läheb, et noh, tavaliselt me näeme siin, see oli üsna kõrgel tasemel ja siis, kui seal Iraani sõda algas, laevad enam ei saanud sellest väinast mööda minna ja siis me näeme, et siin praktiliselt oli nulli juures. aga mis meil on siin viimasel ajal hakanud juhtuma, et vaikselt mõned laevad saavad sealt läbi ja siin selle graafiku järgi meil siin hakkas tõusu olema. ja mis me näeme turul tegelikult, nagu ma siin alguses mainisin, me juba eelmine teisipäev saime väga hea sellise nagu põhjasignaali, turg hakkas eelmisest teisipäevast juba tõusma ja tegelikult siis, kui ma seda saadet salvestan siin kolmapäeval, meieni on jõudnud uudis, et seal on jõudnud vaherahu kokkuleppeni. aktsiaindeksid on hetkel suures plussis, nafta hind rohkem kui 12% miinuses. ja põhimõtteliselt turg juba hakkas eelmisest nädalast price ima seda, et mingi vaherahu seal toimub ja et siin selline nagu rohkem laevasid saavadki sellest Hormuzi väinast läbida. jällegi, et turg oli natukene ees, aga me juba nägime sellist nagu olukorra paranemist väikest siin ka selles statistikas ette ka. nii, siin veel paar boonusgraafikut. Esimene graafik näitab meil, vaatame seda parempoolset, et mis meil on aprilli selline nagu sesoonsus, et mida tavaliselt aprillist oodata. aprill tavaliselt on üks tugevamatest kuudest aktsiaturul ja me näeme, et selline nagu sesoonsus tavaliselt kuu alguses on, oleme kuskil külgsuunas ja siis kuu teisel pool hakkame siin rohkem rallima. hetkel tundub, et läheb ka selle stsenaariumi järgi, et hetkel meil on siis 8. aprill ja me näeme, et tavaliselt siin kuskil meil tekib põhja, siis turg hakkab siin hästi rallima. veel üks huvitav graafik näitab meile, kui palju kuid järjest on olemas sissevool Ameerika ETF-idesse ehk kui palju siis, kui pikalt investorid siis ei muretse aktsiaturu pärast ja kogu aeg siis raha investeeritakse ETF-ide kaudu. me näeme, et viimati see seeria läks katki siin 2022, kui meil oli karuturg, aga sellest ajast alates juba 47 kuud järjest raha sisse voolab Ameerika ETF-idesse ja see on ka siin järjekordne rekord püstitatud. nii et kui võtta seda juurde, raha voolab sisse, nüüd on seal vaherahu pluss positiivne sesoonsus, siis tegelikult aprill meil võiks olla üsna hea kuu aktsiaturul. ja viimane boonusgraafik tänaseks, et nägin suht huvitava graafiku
mis näitab meile siis Türgi keskpanga kullareservid. Et me teame, et üks põhjus, miks meil kulla hind nii palju rallinud viimasel aastatel, ongi just sellega, et keskpangad hakkasid kulda ka ostma. Ja nüüd meil oli seal väike korrektsioon, no kui vaadata seda pikaajalist pildi kulla hinnaga ja tegelikult üks põhjus võib olla ka see, et keskpangad, mõned hakkavad kulla natukene müüma ka. Poola keskpank vist natukene hakkas müüma ja siin Türgi keskpank kusjuures müüs väga palju, põhimõtteliselt kogu kuld, mis nad on ostnud alates 2023, põhimõtteliselt siit hakkasid ostma, ostsid, kui hind tõusis ja põhimõtteliselt siin tipus realiseerisid oma positsiooni, võtsid kasumi välja. Et suht hea spekulant on see Türgi keskpank. Ja vaatame, kuidas nad varem, tegelikult me näeme, et siin ükskord nad ka väga palju müüsid oma kulla need reservid, et hakkasid siin akumuleerima kuskil 2022 alguses siin ja siis 2023 müüsid. Ehk siin tegelikult nii hea trade need ei olnud. Et ostsid ja müüsid enam-vähem sama hinnaga. Aga jah, selle teise trade'iga neil läks natukene parem. Et selline nagu huvitav graafik, mis tahtsin ka teiega jagada. Ja võib-olla siis, kui kulla hind siin natukene rohkem langeb, hakkame võib-olla vaatama, kas Türgi keskpank või Türgi hakkab uuesti kulla sisse ostma. Nii, nüüd lähme edasi ja järgmise teemana meil on siin firmade kvartaaltulemus. Täna vaatame 4 firmade kvartaaltulemust, mis meil on siin viimastel nädalatel on olnud. Ja alustame sellise firmaga nagu nCino, ticker NCNO. See on see firma, mis pakub sellist nagu pilvelahendust pankadele, laenufirmadele. Põhimõtteliselt sellist nagu panga tarkvara saab seal kliendihaldust teha, laenud välja anda ja nii edasi. Täislahendus, nagu ma sain aru selle firma kirjelduse lugedes. Tuli suht head tulemused, nii kasum kui ka käibe olid parem kui analüütikud ootasid. Kasum oli 16 senti parem kui analüütikud ootasid, 37 senti aktsia kohta ja käibe kasvas 5,9% võrreldes eelmise aastaga 149 miljoni ja oli paar miljonit rohkem kui analüütikud ootasid. Nad tõstsid prognoosi järgmiseks kvartaliks ja terveks järgmiseks finantsaastaks, et siin oodatakse natukene suuremat kasumit kui käibed kui analüütikud ootasid. Aktsia hind on olnud siin muidu pikas langustrendis, aga peale kvartaaltulemust reageeris positiivselt, pluss 10%, hind on tõusnud. Kvartaalselt, kui vaadata, me näeme, et jah, ettevõte on niimoodi aeglaselt kasvav, võrreldes eelmise kvartaliga siin käibe isegi natukene langes, võrreldes sama kvartaliga. Eelmine aasta oli siis 5,9% kasv. Ja me näeme, et see ettevõte on siin muutumas kasumlikuks, et viimasest 4 kvartalist, see oli juba 3. kvartal, kus nad teenisid kasumit. Selle kvartaliga neil sai ka finantsaasta täis ja me näeme, et aastaselt ettevõte on ka kasvav, kuigi siin kasv jah, viimasel aastal aeglustub ja esimene aasta firma ajaloos, kui nad olid väikses plussis, et me näeme siin gross margin on 57% ja siis net margin'i said 0,87%. Hetkel oleva kasumiga siis P ratio 392, päris kõrge, aga siin analüütikud prognoosi järgi siis kasum peaks kasvama nüüd see aasta. Ja tegelikult forward P ratio on siin üsna mõistlik juba 12,4. Guru Fox evaluatsiooni järgi aktsia on tegelikult oluliselt alla hinnatud. Ja mis on veel huvitavat, et juhtkond siin ütles, et hakkavad 100 miljoni eest aktsiad tagasi ostma. Selle kohta siin tekib väike küsimus, et kui vaadata, mis nad teevad aktsiatega, siis on näha, et 2 korda nad tegid aktsiate tagasiostud. Aga kui vaadata selles kuus, mis on juhtunud bilansis, kus nad raha said, et nad ei ole ju päris kasumlikud veel, siis on näha, et siin selles kuus, kui nad tegid selle esimese aktsiate tagasiostu, nad tegelikult
võtsid laenu, et siin nii vaba raha kui ka võla maht kasvas ja siis järgmine kuu või järgmine kvartal siin raha hulk vähenes, võlg jäi ja põhimõtteliselt see raha oligi suunatud sinna aktsiate tagasiostudele. nüüd on siin raha natukene veel väiksemaks läinud, võlg on jäänud ja kust nad saavad seda 100 miljonit, et me näeme, et vaba raha siin on vähem kui 100 miljonit. Nii palju nad hetkel ei teeni, et siin viimases kvartalis, no palju nad siin 10 miljonit teenisid. Et siis jah, siis tekib küsimus selle tagasiostuprogrammi kohta, et kas nad võtavad veel 100 miljonit võlga juurde ja siis põhimõtteliselt hakkavad vaikselt raha teenima ja seda tagasi maksma. Et tekitab võib-olla küsimusi selline samm. Mina rohkem eelistaks, kui firma teeniks raha, et temal oleks raha, mida ta saaks kulutada aktsiate tagasiostudele. Mitte, et ta võtaks laenu ja loodaks, et tulevikus teenib raha, et siis hetkel teeb aktsiate tagasi osta. Nii, järgmine firma, mis me vaatame, on Nike, NKI tiker. No, Nike'l väga hästi ei lähe. Kuigi tulemused, mis nad raporteerisid, kasum oli 6 sendi parem, kui analüütikud ootasid, tuli 35 senti aktsia kohta, siis käibega suurt nagu üllatust siin ei olnud, 11,28 miljardit, analüütikute ootus oli 11,23, no peaaegu sama tuli. Ja kui vaatame seda kasvu 0,1% võrreldes eelmise aastaga, et praktiliselt siis ei kasvanud. Hulgimüügi käibe kasvas 5%, aga jaemüügi, nii-öelda otse jaemüük kukkus 4%. Ja siis Converse brändi käibe üldse kukkus 35%. Aktsia hind reageeris muidugi väga negatiivselt, ta on enne seda olnud juba langustrendis ja peale kvartaaltulemust veel 15% aktsia hind on kukkunud. Kui vaatame siin kvartaalselt, me näeme, et käibed kukuvad, kasum väheneb võrreldes eelmise kvartaliga, siin jällegi käibe langes. Kui vaadata TTM trailing 12 months, siis siin on näha, et põhimõtteliselt iga kvartal aastane käibe on langemas, kasum on langemas, eks selline nagu ei ole kõige parem olukord firma jaoks ja kui vaadata, mis on valuatsioon hetkel 28,8 ja forward pay ratio oodatakse ikkagi, et kasum taastub ja siis see tuleb 23. Et arvestades, et firma ei kasva, käibe kasum vähenevad, siis see tundub olevat üsna kõrge valuatsioon tegelikult. Kui me vaatame aga Gurfox valuatsiooni järgi, see ütleb, et possible value trap, et võimalik valuatsiooni lõiks. Et nende mudel arvestab tegelikult selle mineviku valuatsiooni, ka siis, kui Nike veel kasvas ja tema kõrgemad P ratio'd olid õigustatud, seetõttu selline nagu õiglane valuatsioon Gurfox mudeli järgi hetkel natuke kõrgem, aga jah, nad siin õigesti näitavad, et võimalik valuatsiooni lõks, et kui firma ei taastu tagasi oma kasumi käibekasvu, siis tegelikult ta ei pruugigi olla siin nii alahinnatud, nagu siin näidatakse. Ja Peter Lynch'i valuatsioonigraafik näitab meil natukene isegi paremat pilti. See must ja punane joon, nad sõltuvadki firma kasumist ja hea firma valuatsioon on siis, kui ta on nende kahte joone vahel, mida lähemale selle mustale, seda parem. Ja siin me näeme, miks Nike aktsia hind on siin languses, see sinine joon, et kasumid hakkasid langema, need must ja punane joon hakkasid siin langema ja tegelikult selle valuatsiooni järgi Nike on ikkagi kallis, et hea oleks, kui hind kukkus veel sinna nagu nende kahte joonte vahele rohkem. Kasumlikkus ka sai siin natukene kannatada, et hetkel TTM gross margin on 40, aga profit on 4,8. Vaatame siin mõned lisagraafikud Nike kohta, et meil seal Discordi kanalis ka oli küsimus, et kas Nike võiks olla hea investeering, see oli veel enne kvartaaltulemust küsitud ja ma mainisin, et ja nii kaua, kuni seal käibekasum langeb, valuatsioon on veel üsna kõrge, siis ei ole hea idee Nike investeerida ilmselt. Noh, ühelt poolt võib vaadata, et okei, aga nüüd aktsia hind langes, et nüüd dividendi tootlus on seal muutunud päris ahvatlevaks juba 3,68%, 10 aasta kõrgemal tasemel me näeme, et umbes varem see oli kuskil 1% juures, nüüd saab
$1.68, et võib-olla osta seda nagu dividendi väärtpaber. No tegelikult siin dividendi nad võivad vähendada, kui me vaatame nende sellist nagu rahavoogude pildi kvartaalselt, me näeme, et siin viimased kvartalid vaba rahavoog, free cash flow, operatsiooniline cash flow, kõik vähenesid, aga dividend jäi samal tasemel ja hetkel dividendina makstakse rohkem välja, kui tuleb sisse. Et see ei saa kesta kaua, näeme, et siin bilansis ka vaba raha hulk väheneb, võlg jääb kõrgel tasemel. Et ilmselt nad mingi hetk, kui kasumlikkus ei taastu, siis nad vähendavad seda dividendi ja põhimõtteliselt see dividendi totlus võiks ka väiksemaks minna. Kuna neid tekkisid probleemid kasumi teenimisega, me näeme, et nad viimast 3 kvartalit ei tee enam aktsiate tagasioste, ennem tegid ka lisaks dividendidele aktsiate tagasiostu, aga nüüd viimast 3 kvartalit isegi natukene lahendavad aktsiad. Nii et jah, investori jaoks põhimõtteliselt siis raha tagasisaamine, tagasiostude ja dividendi näol siin saab juba sai kannatada läbi selle tagasiostude kaadumise, aga dividendid on ka ohu all. Mis teised teevad siis, kui me vaatame institutsionaalsed investorid, nad tegelikult pole oma osalust vähendanud, isegi natukene suurendasid selle hinnalangusega. Gurud, tuntud fondihaldurid, no 2025 alguses natukene isegi rohkem ostsid, viimased paar kvartalit hakkasid juba rohkem müüma kui ostma. Mida teevad insiderid? Viimane tehing oli siin müük, aga siin detsembris, novembris mõned väiksemad ostud olid 1 miljon, 3 miljonit, siin veel 1 miljon. Ja need olid põhimõtteliselt siis kõrgemal tasemel $60 juures, hetkel hind meil on juba seal 40 juures kauplemas, et põhimõtteliselt need ostud, mis need insiderid tegid, juba –30% neil. Ja tegelikult need võib-olla ei ole suured summad, mille eest nad siin ostsid, et siin näiteks kogu ost oli 3-4,5, siin on veel kuskil 5,5 miljonit, aga siin on üks müük insideri poolt juba selles summas 5,5 miljonit. Nii et insiderid kuigi ostavad, siis tegelikult ei osta väga suurelt veel ja rohkem müüvad kui ostavad. Järgmine kvartal tulemus, mis me vaatame, on FactSet, FDS. See on firma, mis pakub siis erinevat finantsinformatsiooni, sealhulgas ka need konsensused ehk analüütikute sellist nagu koondarvamused või koondtootused. Siin on tihti näha FactSet konsensus ehk põhimõtteliselt selle firma andmete järgi siis analüütikute ootused ja neil põhimõtteliselt ongi peamine äri on selliste nagu informatsiooni müümine. Ja sel firmal läinud üsna hästi viimases kvartalis, et käibekasum olid parem kui analüütikud ootasid. Kasum oli 7 senti parem kui analüütikud ootasid, $4.46 aktsia kohta, käibe kasvas 7,1% võrreldes eelmise aastaga, 611 miljonit tuli ja järgmiseks finantsaastaks põhimõtteliselt kinnitasid oma senise prognoosi, mis neil oli. Ehk ootavad põhimõtteliselt siis edasist kasvu. Kuidas aktsiahind reageeris? Aktsiahind on juba päris palju langenud tegelikult siin viimasel aastal ja võib-olla siin päevasel graafikul näeb välja, et võib-olla on siin põhja leidnud, et siin selline topeltpõhi, tehniline portreet formeerus ja hind peale kvartaal tulemust ka positiivselt reageeris, tõusnud 6%. Kui vaatame kvartaalselt, siin iga kvartal me näeme, käibe kasvab, väga hea kasumlikkus, gross margin 52%, net margin 24,5%. Et jällegi võrrelda seda pilti Nike'iga, kus käibekasum langeb, siin käibekasum kasvad, hea marginaalsus, TTM me näeme käibekasv, kasumikasv. Ja nüüd, kui me vaatame selle firma valuatsiooni, Nike'il oli P-ratio 22, siin on P-ratio 14,8 ja tulevane on väiksem kui 12.
Ja kui me vaatame siin valuatsioonid, Guru Foxi valuatsiooni järgi väga palju allahinnatud ja Peter Lynch'i järgi me näeme, et kasvumiga pole midagi juhtunud, aga aktsiahind läks isegi sellest mustast joonest madalamale, et tihti sellist pilti ei näe. seega see tundub olevat väga huvitav investeerimisidee hetkel. Muidugi seal tulevikus võib mis iganes juhtuda, nii Nike'iga kui ka Factsetiga, aga hetkel vaadates need viimased kvartaaltulemused, selgelt on näha sellist nagu eristumist näiteks Nike ja Factseti vahel, et miks üks firma võib olla hea investeerimisidee peale seda, kui aktsiahind on kukkunud ja teine firma võib-olla ei pruugi olla nii hea investeerimisidee ja aktsiahind võib veelgi rohkem kukkuda. Kui me vaatame siin lisaks veel ka mõned lisagraafikud Factseti kohta, me näeme, et siin ka dividendi tootlus neil läks 10 aasta kõrgemale tasemele 1,9% ka tänu aktsiahinna langusele. Aga siin dividendid ei ole üldse ohu all, kui me vaatame siin rahavood, me näeme, palju vaba rahavoogu tuleb ja palju nad maksavad dividendideks, et siin vabalt saavad seda dividendi säilitada, isegi kasvatada teevad aktsiate tagasiostu, et siin isegi kui aktsiahind hakkas langema, nad isegi suurendasid seda aktsiate tagasioste. Neil on küll rohkem võlga kui vaba raha, aga me näeme tegelikult seal neil, ma ei teinud siia graafiku, aga vaatasin, et seal on selle kapitali tootlikkus on palju suurem kui kapitali kulu, ehk põhimõtteliselt see võlg on nii-öelda nagu produktiivne ja cash on siin neil umbes samal tasemel ja võlg tegelikult siin me näeme, et väheneb. Ja mida teevad siin teised investorid, gurud, tuntud fondihaldurid, me näeme 2 viimast kvartalit tegelikult hakkasid juba tugevasti ostma ja institutsionaalsed investorid selle hinnalangusega üldse ei vähendanud oma osalust ja vastupidi, hakkasid siin ka natukene veel suurendama. Ja viimane firma, mille tulemust me täna vaatame, on Braze. BRZA on ticker. Ja see firma pakub siis ka seal mobiiliäpiga oli mingi tarkvararakendus neil, et marketingus kasutatakse ja see firma siis raporteeris meil sellise nagu segase tulemuse, et käibe oli parem kui analüütikud ootasid, kasum oli nats halvem kui analüütikud ootasid, et kasum tuli 4 senti parem kui analüütikud ootasid 10 senti aktsia kohta ja käibe kasvas siis peaaegu 28% võrreldes eelmise aastaga. Siis prognoos, mis nad andsid, oli ka selline, et kasum tuleb nats väiksem kui analüütikud ootused, samas käibe peaks parem olema. Ja nad ka põhimõtteliselt siis ütlesid, et teevad uue 100 miljoni eest aktsiate tagasiostuprogrammi. Aktsiahind reageeris positiivselt, on ka enne kvartaaltulemust siin langenud palju, aga siis peale kvartaaltulemust rallis lausa 20%. Kvartaalselt me näeme, ettevõte hästi kasvav, käibe kasvav, kuigi nad on veel kahjumlik, et net income on siin negatiivne, kahjum ei kasva koos käibe kasvuga, see tähendab seda, et marginaalid paranevad hetkel, gross margin 67, net on veel -17. Aastaselt me näeme, et viimane finantsaasta siis ka ilus kasv, kahjum endiselt samal tasemel nagu varem ja Guru Fox valuatsiooni järgi me vaatame, et tegelikult siin aktsia väga palju alahinnatud. Hetkel P-ratio ei ole, aga tulevane P-ratio on 23. Arvestades sellist nagu 28% käibekasvut, noh, võib-olla isegi üsna okei. Mis siin teevad gurud, tuntud fondihaldurid, et me näeme, et viimasel kvartalil nad siin väga palju oste teinud. Ja kui me vaatame nende bilanssi,
kas neil on raha, et 100 miljoni eest aktsiate tagasiostu teha. Tegelikult siin me näeme, et on olemas. Kuigi firma on kahjumlik, nad tegelikult on juba neil operatsiooniline free cash flow on juba positiivsed. Ja seda me näeme ka siin bilansis, et vaba raha hulk siin neil kasvab tegelikult viimast kvartalit. Ma ei tea, mis nad siin kvartalis tegid, tegelikult neil oli vaba raha kasv, kuskile investeerisid ilmselt, ma pole ausalt öeldes süvenenud. Aga jah, siis järgmist kvartalit siin uuesti hakkas raha kasvama rohkem kui 400 miljonit neil, et saavad vabalt siis seda 100 miljonit sellest aktsiate tagasiostuks suunata, võlga neil on vähem kui 100 miljonit, et põhimõtteliselt see tagasiostuprogramm meeldib mulle rohkem kui sellel esimesel firmal, mis me täna vaatasime üle. Ja nüüd, kui te vaatasite selle hetkeni, siis ma paluks teid kommentaarides vastata sellele küsimusele, et lihtsalt huvitav, et mis ettevõtted te ise näete selliseks nagu heaks investeerimisideeks järgmiseks 2-3 aastaks, et ütleme, kui te peaks valima nendest 4 firmast, mis me täna vaatasime üle, ühe aktsia investeerimiseks järgmiseks 2-3 aastaks, et mis aktsiat te valiksite, kas see oleks Encino, Nike, FactSet või Braze? Vaadates sellist nagu tänast seisu, et kõigi firmade aktsiad on kukkunud, me nägime, mis seal tulemustega päriselt on toimunud. Ja palun pange kommentaaridesse kirja, et kas või lihtsalt selle firma nime või tikeri, kui saate lisaks mingi selgituse panna juurde väikse, et usute firmasse või näete, et investeerite kasvufirmadesse või mis iganes. Kõik kommentaarid on teretulnud ja vaatamegi, et mis firmad tegelikult teid kõige rohkem huvitavad, mis firmadest te olete valmis rohkem investeerima, et selline lihtsalt huvitav väike küsitlus teeme seekord. Ja tänan teid juba ette nende kommentaaride eest. Ja tänaseks see on kõik, et siin veel lõpuks väike reklaam. Me siin Äripäeva koolitusega vahepeal leppisime veel ühe aktsiakauplemise meistriklassi koolituse kuupäeva, et varem meil oli see kokku lepitud septembriks, see jääb ka, aga vahepeal, kuna oli seal nõudlus ka varem teha seda koolitust, siis me leppisime kokku 25-27 mai veel lisakoolituseks, et põhimõtteliselt, kui teil on huvi kauplemise vastu, tahaksite teada, kuidas üles ehitada pikas perspektiivis kasumlikku kauplemissüsteemi, mis selleks on vaja, mis on kõik seal ehitusplokid, mida peaks tegema, siis see koolitus võib olla huvitav just teie jaoks, et sellel koolitusel ma näitan enda süsteemi näitel, et mis ma teen, miks ma seda teen, selgitan, kuidas ma olen mõne asjadeni jõudnud ja põhimõtteliselt annan teile edasi ka instrumendid, mis aitavad kasumliku kauplemiseni jõuda. Et kui teil on huvi, siis lingi ma jätan selle video all. Ja sellega on siis kõik. Soovin teile kõike head ja kohtume juba järgmises videos.